tere, armas, siit maagilisest Sri Lanka hommikust. Teeme üheskoos kaardi lugemise valguse pühitsus sinu unistuste täitumiseks, unistuste täitumise kiirenduseks. Unistustel on selline komme, et nad ei jäta järele ennem, kui me oleme nendega nõustunud. Oleme ennast häälestanud sellisesse sagedusse ja see on loomulik protsess. See ei ole ebaloomulik. Unistamine ei ole mitte midagi ebaloomulikku. Unistamine on meie loomupärane võime võtta vastu kosmilisest teadvusest juhatus, nägemus, tarkus. See võime on meil kõikidel olemas. Küsimus on selles, kui palju me oleme seda harjunud kasutama ja kui palju me oleme siis olnud ka stressis, pinges, mis iganes ka planetaarsetel põhjustel nagu seotud või sellises sasipusade komplektides, et me oleme kõik omavahel seotud, nii ka kõikide taevakehade ja kõikide taevaste liikumistega, nii et kui su astroloogilisel kaardil on olnud näiteks sellised keerulised seisud, mis on sind pannud taga ajama neid kogemusi, mida sa tegelikult ei taha oma sisimas, aga oled tundnud sellist nagu tugevat tõmmet teha mingeid asju, mis sulle tegelikult nii väga ei meeldi, aga oled tahtnud näiteks pälvida heakskiitu või läbi teiste ennast kuidagi defineerida, elades rohkem teiste nimel või teiste jaoks, siis need enda südameunistused võib-olla on jäänud mingil hetkel tahaplaanile. Ja siin võib-olla veel väga palju tegureid, miks ei ole nagu olnud joonduses oma hinge kõrgema tõega. Või siis see joondus on jäänud nii-öelda nagu kuidagi teisele kohale või teise prioriteedi astmesse enda sees. Ja ei ole panustanud nende unistuste täitumisse, siis see kaardi lugemine siin on selleks, et ennast taas joondada ja taas mäletada, mis su see kõrgema tee avamise võti on, kui see on tundunud, et on hakanud kuidagi silmist kaduma või tahad lihtsalt peegeldust ja kinnitust, et sa oled õigel teel. Muidugi usalda alati enda sisetunnet ja võta vastu see, mis sinuga ühtib, mis mitte, jäta lihtsalt kõrvale. See siin on kingitus minu südamelt sinu südamele, et sa saaksid samuti tulla elama südamesagedusele või veelgi seda südamesagedusel elamist veel rohkem nautida oma igapäevases elus. Mina isiklikult usun, et meil ei ole sellist nagu tohutut nagu kõrgemat eesmärki, mida me peame tegema, vaid me oleme tulnud siia nautima erinevaid illusioonimängusid, mida see maine maailm meile võimaldab. Aga kui me ajame taga midagi sellist, mis ei ole meie nii-öelda hinge kogemus, siis see võib tuua väga palju kannatusi ja väga palju selliseid raskeid karmatsükleid. Ja minu soov on, et kõik, kellega ma kokku puutun, saaksid vabaks sellest, mis ei ole tegelikult meiega joonduses. Et see on minu selline tunnetus olnud enda hinge missiooni kohta. Et isegi see rohkem kui see, et me midagi saaksime elult, on väga oluline minu tunnetuse kohaselt olla vaba sellest, mida me tegelikult ei taha. Et see vabadus iseenesest ongi tohutu õnn ja rõõm. Ja see tähendab seda, et me peame kõik oma maise vara laiali jagama ja minema kuskile põõsa alla elama. See ei ole see. Ma räägin hingelisest vabadusest ja eluhoiakutest, mis aitavad meil tõesti elada valgustatuse tasandil, valguses, voos, armastuses, ekstaasis, õndsuses. Ja
võid valida siis täna 3 kaardigrupi vahel nagu ikka. Igal grupil on oma eriline häälestus, eriline seadistus. Kuula esimene kaart ära ja siis otsusta ja vali, kas see grupp on sinu jaoks või tahad kuulata mingit muud gruppi või siis vaadata mingit muud videot. Aga lähemegi kohe esimese kaardigrupi juurde. Tere, armas! Sina, kes sa valisid selle kaardi. Selle kaardi nimi on isepäisus, võiks eesti keeles öelda. Ehk siis just see, mida me siin sissejuhatusel rääkisime seoses nagu sellisest hajuvusest, et kui meie teadvus on hajunud kuidagi erinevate teemade vahel, erinevate protsesside vahel, mida me oleme arvanud, et me peame tegema. Et siis on väga hea õppida või endale taas meenutada seda, et keegi teine ei vastuta meie heaolu eest, meie õnne eest, et ikkagi ise oleme ainuisikuliselt vastutavad oma õnne ja rõõmu eest ja selleks, et seda suurt rõõmu, naudingu kogemust enda ellu lubada, on meil vaja vahetevahel ära jätta need asjad, need keskendumised, mis ei ole tegelikult meie tee teha. Näiteks sinu ülesanne ei ole teisi teha õnnelikuks. Sinu ülesanne on olla ise õnnelik, aga vahel võib olla tekkinud tunne, et aga kuidas mina saan olla õnnelik, kui teised ei ole. Et siis on võib-olla tekkinud selline võib-olla ka premeerimisprotsess, et kui sa olid laps, et siis sind premeeriti selle eest, kui sa üritasid teistele teha heategusid ja muudkui pakkuda ja anda ja olla olemas ja ennast kuidagi tahaplaanile panna. Et siis selline, ütleme, sotsiaalne surve, me võime seda nii nimetada, aga tegelikult see oli ikkagi sinu enda otsus, kui sa valisid sellise hoiaku võtta ja sellesse ka jääda, võib-olla sellest sai automaatne režiim, sellest ajutisest ellujäämisprotsessist sai hilisemalt täiesti selline automaatne elamise viis. Aga see ei pea olema sinu igavikuline häälestatus. Et see, mida ma tajun, mis sinu unistustele kaasa aitab, on see, et sa tunnistad endale, millega seoses ma tunnen kirge, mis mind kutsub, mis mind kõnetab, mis mind aitab, mis mind häälestab. Päriselt olema vootundes enda sees, et selline enda sees arutlus ja aus lõdvestunud olekus enesevaatlus, mitte siis stressis enesevaatlus, vaid lõdvestunud olekus enesevaatlus ja äratundmised toovad pikaajalise rahuldust pakkuva kas siis uue suuna või siis juba varasemalt äratuntud suunal liikumise veelgi õnnelikumalt. See õnn ise, õnnetunne, rõõm, mis kaasneb sellega, kui me lähme elus õiget rada. See ongi see, mida me oleme kutsutud kehastama. Igaühel on enda eripärased anded ja võimed, mida me oleme tulnud maailmaga jagama. Ja kui sina häälestudest sinu sellele hinge ülesandele, hinge rõõmule, siis see tõmbab teisi ka rõõmuvooga kaasa ja just need õiged inimesed, õiged kokkusattumused, juhused, võimalused hakkavad ennast avama, et siin on selline suur imede voogu häälestumine, mida elu aitab sul teha ja palub sul parasjagu teha. Et kui sulle tuleb see juhatus, sulle tuleb see nägemus, sulle tuleb see õpetus, see meenutus, mil moel sa saad ennast reguleerida, ennast aidata, siis ole kannatlik, et ära oota tulemusi
et nii, nüüd ma hakkasin täna meditatsiooni tegema, homme mul peaks see Rahamägi siin juba olema kopaga rõdu alla lükatud, et saan lihtsalt hangu võtta ja mõnusalt tuppa visata. et see ei ole selline voog, vaid see on see voog, et sa häälestad ennast algallikaga üheks, rõõmuga, enda õnnetundega, enda naudinguga, enda rahunenud meeletasandisse, mitte siis stressitasandis, vaid rahunenud meeletasandis. ja sa praktiseerid seda rahu ja seda rõõmu ja seda endaga kooskõlas olemist järjepidevalt, igapäevaselt, ja siis paari nädala jooksul hakkavad sulle ennast ilmutama seesugused märgid ja võimalikkused, millest sul ei olnud varasemalt aimugi, nii et siin tuleb nagu selline soovitus, et ära oota koheseid tohutuid hüpped, et see edasiliikumine saab olema sinu jaoks sujuv ja stabiilne ja hästi toetatud, et sa ei ole sellel teekonnal üksi, et see isepäisus ei tähenda seda, et sa lähed kogu maailma vastu, vaid sa lähed selles suunas, mismoodi sina tajud, et sinule kõige rohkem meeldib, ja selles suunas liigub kindlasti veel ka teisi, kes heal meelel jagavad sinuga enda kogemusi ja aitavad sul ka sinu võib-olla vanadest valudest ja sellistest hirmumina kihtide põlemistest oma kaastundlikkuse ja hoolivusega läbi tulla. Et võib-olla see on sinu jaoks selline, mõnes mõttes me võime öelda, et keeruline aeg, sest et mineviku pinged kehas on olnud väga jõuliselt sind justkui nagu sinu mõtteid röövinud, et siis oleks väga hea teha mingisuguseid kehavavastusi, on see massaaž, jooga, vabastav tantsimine, reiki, mis iganes sellised teraapiad, mis aitavad sul just nimelt seda kehatasandit rohkem lõdvestada. Ja nagu ma ütlesin, sul on alati see tugi ja abi ja võimalused olemas, kui sa sellele avatud oled. Et selline enda eest hoolitsus toob sulle sinu purjedesse täiesti uue tuule ja uue liikumise, uued võimalused, et kõik need väljakutsed, mis su elus on olnud, sa saad aru, et see kingib sulle tegelikult mingisugused kas siis sellised huvisuunad, et näiteks lähed massaaži ja avastad, et vau, kuidas massaaž saab nii võimsalt juba ühe seansiga aidata mind läbi mingitest väga rasketest kohtadest ja siis otsustad ja valid, et aga ma soovin ka inimestele seda pakkuda. Ja siis sa saad aru, kuidas see väljakutse suunas sind tegelikult sinu hingeteele, mis on üks võimalus, siin võib olla muidugi väga palju erinevaid võimalusi. Ehk siis aidates ennast, sa tunned ära ka selle, mida sina soovid teha, mida sina soovid pakkuda, et see sinu unistuse täitumine on seotud sellega, mida sa oled läbi teinud ja läbi kogenud, et sa saad sellest selle teekonna tarkuse, mõistmise, kaastundlikkuse maailma suhtes. Ja tänu sellele, et sa asud tegutsema selles suunas, et seda kohta aidata endas ja teistes vabastada, terveneb nii sinu sisemine laps, kui siis võib-olla see sinu unistuse täitumine ongi seotud sellega, et sa aitad ka teiste sisemistel lastel taas häälestuda, taas joonduda tõesti õndsuse, armastuse, sagedusega. Siin on nii armas. Tütarlaps valab siin karumõmmidele teed tassidesse ja kuldkalakesed ujuvad siin ümberringi. Ehk siis tuleta meelde seda lapsepõlve tunnet, et elu on mäng
ja sul on võimalik igas hetkes valida see uus roll, keda sa tahad kehastada, kellena sa tahad elada ja tea, et see maagiline universum ei ole selline õelmäng, et sina võid tahta, mis sa tahad, aga elu ei aita sind, vastupidi, kui sa lähed oma hinge teed, siis see unistuste täitumise voog saab olema katkematu, nagu siin nüüd kuldkalakesi on lõpmatult tulemas sinu teele, et ei ole niimoodi, et ainult üks soov täitub, et kõik su soovid täituvad. Aga selline keeruline koht võib olla selles, et on väga palju olnud uskumusi, et miks on keeruline ja miks on raske, et siin on need kaarnad siin pildi peal sümboliseerivad Saturni energiat, mis ütleb, et nendest uskumustest, pärssivatest uskumustest on vaja õppida läbi lõdvestuma, läbi meditatsiooni, läbi rahunemise, läbi enesereguleerimise, oma hingega taasjoondumise. Sinu graatsiline, elegantne olemus avab tiivad ja tegelikult see luik ei ole siin, ta ei ole vangis, aga sinu individuaalne mina ei ole nagu näinud seda, sest ta on seljaga selle ilu poole, et on tahtnud siin võib-olla mis iganes põhjustel tegeleda väga maise reaalsusega, mitte pöörata pilku rohkem enda vaimse olemuse poole. Et siis need kaarnad tuletavad meelde, et keera pilk ikkagi enda tõelise olemuse nägemise suunas. Muidu sa oled selles horisontaaltasandis, meesenergia tasandis lihtsalt nagu oma sõltuvustes kinni. Sõltuvus siis välisest heakskiidust, välisest pildist, mis praegu on, et siin on vaja pöörata pilk enda kõrgema olemuse suunas ja see aitab sul näha, et sa oled tegelikult sa oled vaba. Need on vaba tahte alusel valitud piirangud olnud, mida sa oled kogenud. Ja sa õpid valmistama endale seda rooga, võime siis niimoodi öelda, et karikate baas energia räägib sellest, et sa juba elad selles reaalsuses, kus kõik saab minna väga hästi, et see ei ole sinu jaoks see ei ole sinu jaoks võõras, aga see on häälestumine, mida on tarvis teha, et märgata seda, et need kõrgemad dimensioonid, need kõrgemad sagedused, need kõrgemad olemuse kihid, neid on vaja toita selleks, et saaks sellest täituda, et seda õndsuse sagedust saab läbi enda meele rahustamise enda jaoks kättesaadavaks muuta, et see on mõnes mõttes selline, ma ütleksingi nagu suunamuutus, et ma ei otsi seda väliselt kohest kinnitust maailmalt, vaid ma häälestun sisemiselt sellele õnnestumise sagedusele. Et see soovitus, mis tuleb universumi poolt, on see, et hinga endasse elu imede võimalikkust, imede sagedust ja hinga välja kõik see, mis on olnud minevik, mis on olnud, ütleme, praegusele hetkele vastane, et ma olen praeguse hetke vastu. Luba sellel lihtsalt kohal olla, kõik, mis on, aktsepteerida seda läbi hingamise, tuua ennast enda keskmesse, enda kohalolusse, rahusse, sügav rahulik hingamine, võib-olla ka mantrad, võib-olla mingid vaimsed praktikad, mida elu su teele juhatab, usalda, et sind juhatatakse, kui sa hingad sisse imede sagedust, siis sa sellesse ka häälestud.
nii et sinu unistuste täitumine on päris kindlasti sulle võimalik. siin on võtta võib-olla vajalik vastutus oma energia kvaliteedi loomise eest ja teha ka püha taotlus, et mu ellu tulevad õigel hetkel õiged õpetajad, õiged arusaamised, õiged nägemused, õiged mõistmised, et olla sellises õpilase rollis. ja kui me midagi õpime, et siis seda ka järjekindlalt praktiseerida, et sellest saaks päriselt ongi uues energias elamine. sellised sõnumid, kallis grupp number 1. loodan, et saite siit endale üht-teist kasulikku meenutust, äratundmist minu südamelt sinu südamele, õnnistused. rahu, kullake, kõik saab korda, usalda voogu. kui sa usud, siis sa näed. mäleta seda, mitte seda, et siis kui sa näed, siis sa hakkad uskuma, vaid kõigepealt oma uskuda enda võimesse tulla enda valguse ja õnnestumise vooga üks olemist, sest sinu jaoks on olemas tee. see tee on olemas. seda teed aitab juhatada su enda kõrgem tarkus, suhtle enda kõrgema olemusega ja rahusta ennast. kui ei ole häid mõtteid, ei ole häid ideid, siis ei ole vaja tegeleda selle välisega, vaid siis on vaja tegeleda enda rahustamisega ja lõdvestumisega. ole õnnistatud. aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. ja läheme grupi number 2 lugemise juurde. sulle tuleb nii ilus kirgas sõnum siit. luba enda isiksusel särada. sinus on midagi sellist väga erilist, mis teeb sinust just sinu, et sul ei ole vaja ennast võrrelda kellegagi. vastupidi, et lase oma eripäral, oma kummalisusel või imelisusel, kuidas keegi seda armastab nimetada või tunnetada, lase sellel särada, et meduusid on väga-väga ürgsed olendid siin maa peal. ühed kõige vanematest planeedi asukatest, et kunagi oli isegi selline aeg siin planeedil, kus oli ookean ja meduusid ja muud ei olnudki et selline väga põnev tegelane on see meduus. ja sina oled ka ilmselt väga-väga vana hing. ja sinu jaoks on võib-olla olnud selline selles elus selline väljakutse see, et kuna nüüd on nii palju ka nooremaid hingi siin planeedil, siin on trendid ja kõik kopeerivad üksteist ja tuleb teha nagu selliste teiste järgi asju, et sulle tuleb selle kaardiga lihtsalt meeldetuletus, et sinu tee ei pea olema kuidagi teiste matkimine, ei pea olema teiste järgi tegemine, ei pea olema vastavuses sellega, mis on nii-öelda parasjagu moejooned või moeliikumised. See võib olla ka see võib olla nii riietuse kohta, käitumise kohta, suhtumise kohta, elustiili kohta, valikute tegemise kohta, et sinu missioon, ma tunnen, mis siin on äratada ka teistes nende ürgse olemuse mäletamine, mis on palju kõrgemal nii-öelda nagu sellest, mis peab, et see intuitsiooni ja enda kõrgema teadvuse tasandi iseseisev järgimine on see, mis paneb sinu taotlused liikuma universumiga kooskõlas, ehk siis tegelikult sa oled häälestunud universumiga kooskõlla läbi oma otsuste või on sinu ülesanne veelgi julgemalt otsustada, sest et see, nagu sa otsustad, nii sinu eluga läheb. Et kuigi siin võib olla tulnud selliseid
väljakutseid, nagu ma ütlesin, sest et on ka siin planeedil nooremad hinged, kes arvavad, et nad on targemad ja paremad kui teised või siis mis iganes põhjustel on see siis kadedus, hirm, teadmatus, ignorantsus. Sellistel põhjustel on nagu tekkinud võib-olla sulle sellised nagu teele inimesed, kes on sind takistanud või rääkinud sulle sellest, et see, mida sa tahad, on võimatu või et see, millest sa unistad, et see on mingi muinasjutt. Ühesõnaga sellised nagu komistuskivid, mis on tulnud seoses teiste inimestega. Aga elu ütleb, et ära lase ennast absoluutselt häirida sellest, kui kohe sinust aru ei saada, vaid jää endale truuks ja proovi edasi ja proovi veel ja usalda seda, et see, kui sa jääd endale truuks ja enda algolemusega kontakti, siis see toob sulle väga imelised uued algused. Et see, kui on esimene reaktsioon inimestel olnud millegi suhtes vastuseis, ei tähenda seda, et see nii jääb, vaid see võib tähistada lihtsalt seda, et sul oli kohtumine hirmuminadega või hirmuminaga ja sinu unistuste täitumine ei pea absoluutselt sõltuma sellest, mida teised teevad või ütlevad, vaid sinu unistuste täitumine on otseses seoses sellega, kui hästi sa oled universumiga joondunud, kooskõlastunud, et sinu ülesanne on olla liider, juht ja oma valgusega, oma tõe ja oma vastutuse võtmisega oma elu eest sa lihtsalt näitad seda, et ei ole ühtegi takistust, mis oleks ületamatu. Et sa oled siin planeet Maa teenistuses ja planeet Maa suunab sind õigel hetkel õigeid sammusid astuma, õigeid kogemusi tooma. Ilmselt sa oled inimene, kes toob teiste eludesse väga palju puhastust, korrastust ja tänu sellele, et sa oled kokku põrganud või kohtunud selliste erinevate sagedustega, kus sinu tarkus ja armastus ei ole kohe vastu võetud, siis see on tekitanud sinu enda meeletasandile sellist pimedust ja hirmu edasi liikumise suhtes. Aga hoides ise oma armastuse karika täitununa ehk oma süda ühenduses algallika südamega, maailma südamega ja hoides endas rahu ja vägivallatut suhtumist, siis sa puhastad enda meeletasandi, sa kogu aeg liigud järgmisele teadvuse tasandile hästi sujuvalt, hästi lihtsalt, ilma pingutuseta, isegi võiks öelda, et nagu kogu aeg lõdvestudes, mitte rohkem pingutades, mitte üritades ennast selgitada, seletada, pidevalt nagu olla sellises kaitsepositsioonis nende inimeste suhtes, kes sinust veel aru ei saa. Vaid sa paned selged piirid, et sa otsustad, et kui sina teed sellised sammud, siis mina teen sellised sammud. See ei tähenda, et sa teist inimest kontrollid, vaid et sinu ülesanne on praegu hoida kogu aeg seda algallikaga tugevat kontakti ja mitte lasta ennast häirida nende inimeste või ka enda teadvusesse tulnud mõtete poolt, mida sa tunned, et on täiesti nagu tasakaalust väljas, et seal ei ole sellist nagu tõde, selles ei ole armastust, selles ei ole voolamist, et siis sina ei lase ennast sellest häirida, et sina annad kogu aeg kõik algallikale lahendada, teed oma otsused, teed oma valikud enda energiataseme hoidmiseks ja need illusiooni tornid kukuvad ise nendel inimestel kokku, isegi et sa peaksid midagi tegema, sest et egol ei ole lõpmatut jõudu. Ego võib küll võimutseda mingi hetk, aga siis need kohad saavad justkui läbi, seal energia kaob nende lugude tagant. Kui me neid enam ei toida, oma vastupanu, oma võitlemise, oma vaidlemise, oma üritamisega kontrollida, vaid me kogu aeg oleme endaga harmoonias ja
ja soovitus on see, et pane tähele, et elu on väga õiglane, et kui sul tuleb väga palju selliseid hirmuminadega põrkumisi, siis võib-olla oleks kasulik keskenduda kõigepealt enda sees, enda rahuga kontakti leidmisega. Et leides endasse kosmilise väega kontakt ja hoides ennast selles armastuse ja üksolemise lainepikkuses, siis niimoodi samm-sammult ja vaikselt hakkavad su energiaväest lahtuma need magnetilised energia tõmbepunktid, mis tõmbasid varasemalt selliseid ärevuse lugusid ligi. See, mis on soovitus, on siis teha regulaarselt energeetilist puhastust ja sinu kõrgem püha olemus oskab sind juhatada, võib-olla juhatades sulle õiged õpetajad, õiged kursused, õiged harjutused, õiged paigad, võib-olla mingid väepaigad, kus käia, sulle tulevad need visioonid, sulle tulevad taipamised, sulle tulevad mõistmised, sulle tulevad kõik, mis sulle vaja, järjest tuleb. Et siin on vaja usaldada, et siin kaardil on kujutatud kaali, mis on sümbolina selline väga hirmuäratav naine, keel suust väljas ja kolpadest, pealuudest kett kaelas, aga tegelikult need tantristlikud sümbolid olid selliselt joonistatud, et tavainimesed aru ei saaks, mida need tähendavad, et need olid ainult siis kuningatele, ülikutele jagatud sümboolikad, aga tegelikult see tähendab, see on väga ilus energia, tegelikult see kaali energia on siis aeg, mis aitab vabastada hirmuminad, egod, mitte selles ego siis kuidagi peaksime tapma või üritama lahti saada, vaid lihtsalt järjest tuues tähelepanu enda kõrgemale olemusele, ego kaotab oma väe, hirmumina kaotab oma jõu. Et see on selline alistumine armastusele, mis sinu unistuste täitumise kiirenduse loob. Ja teadlik otsus võtta vastu, et selles ei ole midagi halba, kui me midagi soovime. Et esitades need taotlused ja palved ja tunnetades oma lõdvestunud olekus juba seda tunnet ette, et need unistused ongi täitunud, siis me väga ütleme niimoodi füüsikalises mõttes väljapääsmatult me liigumegi sellesse sagedusse, kus need unistused ongi täitunud, sest kui ma suudan ette tunnetada seda tunnet, nagu see unistus oleks täitunud, siis ma olen paratamatult selles ajaliinis juba kohal, kus see ongi võimalik. Küsimus on, et kuidas seda tunnet endas välja tuua, see ongi siis läbi vaimsete praktikate, mis aitavad meil lõdvestuda nii palju, et me ei ole enam nii pinges, et me kogu aeg keskendume sellele, aga veel ei ole, aga ma veel ei näe, aga ma ei usu, et need eituste sagedustest lihtsalt mõnes mõttes me sureme nendele eitustele ja ärkame jaatusele, aga see, mida ma soovin, ma juba tunnen seda, et see on selline sügav rahunemine, mida elu palub meil teha. Ja võimalik, et siin on vaja tunnetada ja tunnistada, et ma võingi olla iseenda teadvuse emaks ja isaks, et ma ei oota seda kinnitust, et ma olen universumi poolt armastatud, ma ei oota seda enam väljapoolt, ma tunnetan seda tunnet juba enda sees. Et võib-olla siin on olnud mingi ema teemaga seotud haavad, hingehaavad. Et siis võtta enda ema roll endale tagasi, mitte panna seda sellele füüsilisele
inimesele, kes mind sünnitas, vaid mina olen iseenda energeetiliseks emaks ja isaks ja ma võtan neilt selle kohustuse ära, selle vastutuse võtan nendelt inimestelt täielikult ära, et nemad saavad kuidagi minu teadvust mõjutada või suunata või kuidagi kahjustada või manipuleerida minu energiaga, vaid et ma ise vastutan oma energiahoolitsuse eest, enda toitmise, täitmise, väärtustamise, enda tunnustamise eest ise. Et selline oma väe tagasivõtmine, enda väestamine, enda eest vastutus toob meisse suure võimsa tasakaalu, mees ja naise energiate ühinemise meis. Ja see on just see emotsionaalne tasakaal, mis ongi sinu siis üks selline kõrgem eluülesanne siin planeedil teha, mida ma tajun. Ja niipea, kui sa seda tegema asud, elu hakkab sind kogu aeg aitama, juhatama, õpetama, suunama. Ja sinu asi on tunnetada seda tunnet, et ma ei lepi enam vähem, aga kui see, et ma olen ise suuteline ennast õnnetundesse tooma, et see pidevalt välistest kogemustest ootamine, et tee sina mind õnnelikuks või anna sina mulle see juhatus või anna sina mulle see või too, see saab asendatud sellega, et mina ise aitan ennast, mina ise toetan ennast, mina ise päästan ennast ja kõik tuleb mu ellu õigel hetkel. Et siin on soovitus kasutada tuuletantsi ja sümbolit endas. Et mina olen see, kes tantsib selles maailmas oma naisenergiana, kui minu meesenergia tantsib taevastes sfäärides. Minu naisenergia on selle maailma ema ja minu meesenergia on selle maailma isa ja ma kummardan Shiva ja Shivani ees. See siis ma kummardan enda mees- ja naisenergia ees, ma austan enda otsuseid, ma austan enda valikuid ja see toob mulle truuduse. Esiteks ma olen truu iseendale. See on magnetiks ka truudusele minu õnnelikus abielus. Selline iseenda austamine, enda vastutuse võtmine aitab ärgata minu kundaliinil, puhastada mind kõikidest nendest haakumistest, mis on olnud seotud ka võib-olla varasemate karmaliinidega, eelnevate põlvkondadega. Minu teadlik lõdvestumine aitab mul lõdvestuda läbi kõikidest maistest illusioonidest tagasi algallikaga üks olemisse ja minus on väga suur teadlikkus harmoniseerida vastand jõud ehk duaalsused endas kõik üheks. Nii et selline võimas iseenda Buda olemusse tõusmine on minu valik ja ma väga soovitaksin vaadata sellist filmi nagu Little Buddha. Keanu Reaves mängib selles peaosa. Et ma tunnen, kallis grupp number 2, see võiks olla sinu selline kodune ülesanne, kui sa tunned kutset, sisemist äratundmist, et sa soovid olla enda Buda olemusega üks, et siis see film, ma tunnen, et võib sind sul nagu taas äratada, taas mäletamisse tuua selle selguse suhtes, mida sa tegelikult juba oled, aga et seda meenutada. Ole õnnistatud. Ja läheme grupi number 3 juurde. Tere, armas.
sulle tuleb sõnum, et naudi teekonda, õpi elama kohalolus ja paindlikkuses, et sinu elus toimub praegusel hetkel väga palju muutusi ja sinu ümber inimesed on väga suurtes muutumisprotsessides. Mida suuremas rõõmu ja rahu energias sa suudad ise olla, siis kiiremini sa aitad ka teistel nende puhastused ja nende läbitegemist vajavad kohad läbida, et rõõm ei ole lihtsalt tunne, et rõõm on teejuht ja rõõm on meie hinge tunnus. Püsides enda rõõmusageduses oled sa ka väga hästi kuidas ma ütlen, toimiv, oled väga hästi teenistuses ka teiste jaoks. Ehk siis selline puhastusperiood, mis praegusel hetkel sinu ja teie eludes toimub, ei ole mitte selleks, et teie elu ära rikkuda või ära lõhkuda ja midagi toredat enam ei tule, vaid vastupidi, see on selline ürgolemusse tagasi tulemine. Läbi rõõmu saad sa õiged juhatused, õiged visioonid tulevad sinusse. Ja kui seda juhatust ja rõõmu parasjagu ei ole, siis on selge soovitus, et õpi võtma liikumatuse pause, kus sa ei tee mitte midagi aktiivset. Sa ei ürita, sa ei punnita, ei pinguta, ei survesta, vaid selle asemel võtad nii-öelda nagu käed rooli küljest ära, jalad pedaalide pealt ära, ei pane pidurit, ei pane gaasi, vaid lihtsalt võtad sellise liikumatuse pausi. Selles pausi võtmise kohas avaneb su süda, su kese sulle ja kõik saab sulle nähtavaks, mida sul on vaja näha. Et mina ise väga armastan hommikul ärgata varem ja sellises vaikuses, kus veel küla magab, kõik nagu loodus on juba ärganud, aga inimteadvused ei ole veel hakanud sest mäsu looma, ma lihtsalt kuulatan, mida algallikas mulle näitab või räägib või juhatab või suunab. Et see on selline väga ilus algallika kuulamise aeg, mitte see, et ma muudkui räägin, mida ma tahan, mida ma soovin, vaid see koht ka, et ma kuulatan, aga mida elu mulle näitab, mida teadvuse ruum tahab mulle tänaseks päevaks näidata, mis suuniseid, mis juhatusi tuua või mis äratundmisi või mis taipamisi või mis mõistmisi. Et mul on tunne, et sind suunatakse praegusel hetkel samuti sellisesse kuulamisse ja mitte liigselt klammerdumisesse sellesse, et mismoodi mu elu peab mind aitama. Ma tahan, et läbi selle inimese nüüd peab tulema see sõnum ja siis peab tulema see ja see, vaid see, et ma olen tõesti avatud sellele, kuidas elu mind suunab või kuidas ta mind aitab. Võib-olla ma lähen hommikul välja, näen mingit lindu ja vaatan, kuidas see lind käitub ja siis ma saan aru, see lind tuli mind praegu õpetama. Võib-olla ma avan, ma ei tea, isegi ajalehe võin avada. Vaatan, mis artikkel mulle vastu tuleb. Näen, seal on mingi lause, võib-olla mingi sõna ja saan aru, see on mulle praegusel hetkel minu teejuhiks. Et selline intuitsiooni järgi elamine ei pea tähendama seda jäigalt, et ma pean saama selle info just niimoodi, vaid ma olen avatud sellele, et õige info, õige juhis, õige suunis tuleb mulle hästi voolavalt, hästi vabalt, ilma nagu minupoolse sunduseta, kuidas info peab tulema. Et ja see kaart tuletab meelde ka seda, et vahetevahel me oleme nii oma mõtetes, nii oma kuidagi nendes mõtteprotsessides, nendes mõtteradades kinni olnud, et me ei ole isegi tähele pannud seda,
mis meil juba olemas on. Laseme kuidagi oma teadvusel triivida sinna-tänna, kolmandasse, neljandasse kohta. Aga üks kõige võimsamaid viise, kuidas häälestuda algallikaga joodusesse, on see, et ma ei ürita seda midagi otsida, et ma ei üritagi midagi otsida, vaid ma toon tähelepanu oma kolmanda silma keskpunkti, oma aju keskmesse ja lasen seal valgusel lihtsalt olla ja selles valguses, selles kohalolu kogemuses rullub ise lahti see järgmine ma ütleksin selle kohta tervendusprotsess või kooskõlastumine või kosmilise teadvusega üks olemise mäletamine, mis toob iseenesest mulle kõik selle, mida ma vajan, ehk siis ma ei otsi, vaid ma lihtsalt olen kohal endas. Ja see mitte otsimine toob selle, mida ma olen otsinud. Ehk ma ei jookse enam selle eest ära, selle info eest, mis mulle on tahtnud tulla. Ja see saab lahti rulluda, sest ma ei otsi seda enam, vaid ma lihtsalt olen kohalolus ja ma näen ja kuulen seda. Et hästi huvitav, sulle tuleb nii õiglus kui ka siis nagu täpsed peegeldused, hästi õiglased peegeldused, hästi õiglased juhatused, hästi ühesõnaga, mida ma tahan sulle öelda, et sul on hästi tugev algallikaga ühendus juba olemas. Ja see võti, mis sulle praegu antakse, et sa oled võidu energia ise, et sa ei ole kaotuseks loodud, sa ei ole loodud selleks, et kaotada seda, mis on su kõrgema olemusega kooskõlas, et see, mis sulle võib-olla nii-öelda lasta lahti, võib-olla sinu ego arvates kaotada. See kõik saab asenduda pingutuse vaba eduvooga. Sa oled üritanud taga ajada midagi, siis selle taga ajamise energia lahti laskmine võib tunduda egole, et see on suremine, sest sa oled tahtnud seda midagi läbi mingi teatud viisi või teatud saavutuse või läbi teatud välise tunnuse tunda, et nii, see oli minu võit. Aga võit ei tulene sellest, et sa midagi saavutad, vaid sellest, et sa oled kohal. Selles kohalolus kõik sinu teadvuse väli häälestub algallikaga ühte ja võidukogemus on vältimatu selles tundes, aga kui sa veel taga ajad, siis sa ei ole universumiga kooskõlalisuses. Et siin, mida ma tajun, mida elu praegusel hetkel sulle õpetab, on rahunemist, kannatlikkust, usaldust, maandust, stabiilsust, madalamale käigule häälestumist, mitte kiirendamist ei ole vaja sul teha, vaid rahurütmi usaldamist. Ja nagu ma tundsin, see on siin, juba varem tundsin, et grupp number 3 ilmselt väga on tahtnud õnnelikku suhet, õnnelikku partnerlust enda ellu manifesteerida, siis selle manifestatsiooni võti ei ole selle kogemuse tagaajamine või üritamine, vaid lõdvestumine sellesse sagedusse, kus see juba on kohal. Mitte vaadata, et aga ta ju veel jookseb ära, aga ta ei käitu veel nii, nagu ma tahaks, aga ta ei tee veel neid asju, millest ma olen unistanud, aga me veel ei ole õnnelikus abies. Et kõik see, aga veel ei ole, on hoidnud puuduse energiast sind ja sa ei saa kogeda külluse voogu enda ellu sellel ajal, kui sa koged puudust. Selleks, et häälestuda sellesse külluse sagedusse, ongi vaja just nimelt seda rõõmu hingega kooskõla osata hoida, mis ei sõltu sellest saavutusest. Sa oled õnnelik ka siis, kui seda ei ole.
ja see võib tunduda sellise dilemmana ja ma tean väga hästi, et see ongi suur dilemma, sest ma olin täpselt selles kohas, enne kui ma oma kaksikleegiga tuttavaks sain, et ma tundsin, et ma ei saa ju olla õnnelik, kui teda ei ole, sest et ma olen õnnelik siis, kui ta on mu elus. Ma mäletan seda dilemma kohta. Aga mida ma siis tegin? Ma otsustasin, et ma tegelen nende asjadega, mis on kõige lähemad sellele õnnele, mis on kõige ligikaudsemadki sellele õnnele, mida ma tundsin ja tajusin, et koosolemine, mis see koosolemise tunne minu jaoks võiks olla. Ja minu jaoks isiklikult oli see, et ma tundsin, et okei, teda veel ei ole minu elus füüsiliselt, aga ma lähen lihtsalt kakaotseremooniale, sest see on kõige lähedasem sellele kogemusele, mida ma armastan. Ja siis ma lihtsalt suhtlesin nende inimestega, kellega mulle meeldis suhelda. Ma tegin neid asju, mis mulle meeldis teha. Valisin elada nendes kohtades, kus mulle meeldis. Ma nautisin igat asja nii palju kui võimalik. Ja lõpuks, mida ma valisin tulla elama sellesse kohta, millest ma olin terve elu unistanud, et ma elan nagu džunglis, aga tegelikult päris džungel ei ole, et on ohutu ikkagi ka üksikul naisterahval elada. Et on luksuslik elamine, aga looduses. Ja niimoodi ma jõudsingi sellesse kohta, kus mu kaksikleeg peab siis korter, sellised väiksed majakesed või majakesed on päris suured, mitte väiksed majakesed ja siis seal on korterid, 5 korterit ja siis ma rentisingi ühe nendest korteritest ja nii ma oma kaksikleegiga tuttavaks saingi. Ehk siis ma kogu aeg liikusin selles suunas, mis minu jaoks oli vähegi õnnelik ja vähegi rõõmu pakkuv ja nagu mis minusse päriselt seda rõõmutunnet nii palju kui võimalik aitas tuua. Ehk siis selline maisel tasandil endale naudingute pakkumine ja enda eest hoolitsus ja ka oma maiste asjade eest hoolitsus ja oma sellise töö tegemine, mis meeldib, et kõik sellised kogemused aitavad su unistuste täitumisele väga hästi kaasa. Et sa õpid seda kõike ise endale pakkuma. Ja nüüd ma olen väga õnnelik ja tänulik, et elu mind just nii õpetas, sellepärast et kui ma olen praegu koos oma kaksikleegiga, siis ma lihtsalt jätkan nende kogemuste kogemist, mida ma juba niigi armastan, et ma ei pea kõike nagu jalgratast nullist hakkama leiutama, vaid et ma juba hakkasingi elama seda elu, mida ma armastan. Ja siis see kaksikleeg tuli mul, oli lihtsalt selline suurepärane lisand, mis aitas mul veelgi selgemalt näha, kuidas ma saan veel suuremasse õnnetundes ennast ise häälestada, mitte seda, et tema tuli ja tegi mind õnnelikuks, sest see on kallikesed võimatu, vaid et ta näitas mulle ära kohad, kuidas ma saan ennast veel paremini toetada, et ma ei laseks ennast minema pühkida sellest rõõmuvoost hirmuminade egode pärast. Et kaksikleeg on ikkagi selline suurepärane vaimne õpetaja, kes on meid tulnud siin aitama edasi areneda, mitte meile lihtsalt lusikaga putru suhu toppima, et me õnnelikud oleksime, vaid et see on väga võimas teekond, aga sellest teeme ehk mõne teise kaardi lugemise, kui te tahate pikemalt. Pardon, viiruk natukene läheb kurku. Aga see, mida ma tahan siis sulle lõpetuseks siin algallika sõnumina tuua ja näed, tuligi. Ma isegi ei teadnud, mis see sõnum täpselt veel on, aga ma tundsin, et mingi väga hea sõnum tuleb ja käsi läks kaardipaki ja võttis sõnumi. Eelda imesid, usalda, usu iseenda palvete jõusse ja tea, et need on kuuldud ja neile vastatakse. Võid kutsuda ka Neitsi Maarja, Jeesuse ema energiat, lõpmatut halastust, lõpmatut usku, lõpmatut armastust endasse. Ja kui kaardipakile 2 ma soovitasin vaadata Little Buddha filmi, siis sulle ma soovitaksin vaadata
Netflixis on väga ilus film Neitsi Maarja teemal, kas selle nimi oligi äkki Mary, kui ma õigesti mäletan. Igatahes väga imeline, väga sügava ja väga ilusa õpetusega film sulle, kallis grupp number 3. Tunnen, et näha, et ükski kangelase teekond ei ole olnud ilma väljakutseteta, aga just need väljakutsed aitavad meil välja tuua, välja kutsuda meist meie anded ja meie võimed ja meie võimalikkused ja meie suurepärasused. Nii et ära anna alla, sinu rõõm juhatab sind ja sa oled alati universumi poolt armastatud, hoitud, kaitstud, juhatatud, suunatud ja sinu tee on imede tee ja siin ei ole kahtlustki. Kuulata ja sa kuulad. Usu ja sa näed. Rahu, rahunemine, enda rahustamine on sinu imede kiirenduseks. Ja nii see on. Aitäh teile kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast. Soovin teile maagilist, imelist voogu, südamlikku kantust ja südame usaldust. Aitäh, kallid vipid, teile toetusest. Soovin teile kõikidele imede küllast maagilist teekonda, sest just see ongi teid ees ootamas. Mina usun sellesse, ma tean seda, ma olen seda oma elus nii palju näinud, nii imelisi avanemisi ja nüüd on sinu kord avada ennast kaunis armastuse õis. Ole õnnistatud.